Kroll, no mida kurat öelda pärast sellist mängu, täna läks ikka kõik aia taha, mis minna sai. Hiline ärkamine, rumal penalti ja Kuressaare padu müürist läbi murda ei õnnestunud. Jah, kahjuks täna nii, et tuli see õnnetu esimene värav, suutsime kohe viigistada, kahjuks jah, tuli siuke penalti sinna otsa ja rünnakul ei suutnud siis oma momente realiseerida, et teine poolega juba oli jah, Kuressaare plokk oli madalamal ja sealt siis läbi suutnud täna murda. Mida Kuressaare, kas Kuressaare tegi täna midagi ebakuressaarelikult või oli meile ikkagi enam-vähem teada see, millega nad täna meie vastu tulevad? Aga lihtsalt ei saanud hakkama? Ei, selles suhtes me teadsime, nad mängisid nii, nagu nad tavaliselt on nagu mänginud, et eks nendega on see, et kui nemad saavad ka ütleme nii-öelda väravad kätte ja nende see tuhk ja emotsioon ju tõuseb ju veelgi, et eks nemad ka kaitses vingelt mürasid, olid igal pool, võitlesid väga kõvasti, et lihtne ei olnud, aga samal ajal me valmistusime selleks, me olime valmis, aga täna jäi puudu. -12 punkti nüüd esimeses ringis, esimene ring on lõppenud, natukene vist ka meeskonnale võib öelda, et all lootust. Mitte natuke, selles suhtes, et kindlasti all lootust ja tuleb siit lihtsalt järeldused teha, et selline jalgpall on, et tõesti kahju, et ei ole nii hästi õnnestunud, kui tahtsime, aga siit tuleb tööd edasi teha. Karel, fännidele kindlasti pettumus, tõenäoliselt ikkagi treenerile ka selle senise hooaja üks raskemaid asju alla neelata, raskemaid tulemusi. Jah, kahtlemata, et väga kehva esimene poolaeg meilt ja ei saanud me selle Kuressaare jõulise mänguga hakkama kuidagi ja enda palliga mäng oli väga-väga kehva esimene poolaeg, et teise poolaeg olen rohkem rahul, sest mängisime nii, nagu tegelikult oleks pidanud kohe mängu algust mängima, aga eks Kuressaare veidi hoidis seda seisu ka, aga tõesti väga mõru pilli peame alla neelama ja peeglisse vaatama ja otsused tegema õiged ja korralikud parandused tegema oma tegevuses. Teisel poolajal Kuressaare Mikut kordagi proovile ei pannud, Lapa pidi tegema siin mõned tõrjed ka, aga üldiselt ikkagi Kure päris osavalt raiskas meie energiat siis ka oma rünnakutega ehk et sundis meid kaitsma. Jah, see on nende mängustiil, et nad teevad seda hästi, see on nende tee, nemad on selle valinud. Meie asi on olla sellisteks vastasteks paremini valmis. Juusimisel seda rammu ja jõudu natukene napib, et võistkond ei ole nii võimas võib-olla kui Kuressaare, aga selle võrra me peame olema oma palliga mängus kordades paremad, et esimene poolaeg ei olnud meie palliga mäng väga hea. Kolmapäeval kohe kodumäng otsa ja nüüd tulebki päris tihe ikkagi see mängude seeria siia, kavatsed roteerida? No vaatame, et teise võistkonna mäng ka homme Elvas ja eks me teisipäev vaatame read üle, et kindlasti teatud muutusi tuleb teha, aga vaatame selle järgi, kuidas mängijate seisukord on. Meeleolu? Kehva. Peabki olema. Aitüma, Karel.